Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Me oleme eetris neljapäeviti, et rääkida Eesti, vahel ka maailma tippspordist nii, nagu meile seda meeldib teha. Särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on täna koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja mina Ott Järvela ning eksperthinnangut pakub meil täna Markus Jürgenson, Tõravere suurim vutilegend läbi aegade. Me alustame. Staar. Pressisektori selle nädala staariks on korvpallitreener Heiko Rannula, sellepärast, et kui ta veebruaris Poola kõrgliigasse Varssavi Leegia peatreeneriks siirdus, paiknes klubi tabeli, ütleme niimoodi, ikkagi keskmises osas, tõsi, ülemises keskosas, aga ikkagi keskosas. Praeguseks on Rannula tüürinud klubi Poola kõrgliiga finaali. Poolfinaalis pandi mängudega 3-0 tuttu põhiturniiri võitja Wrocławeki Anvil. Jarmo, mille pealt on Rannula selle asja ära teinud? No, olgem ausad, me arvasime, eeldasime, et Rannula on tubli treener. Eestist on ju kõik ära tõestanud, ära teinud, aga nüüd see on, ütleme nii-öelda ära valideeritud, et ongi tegija mitte ainult Eesti, vaid ka juba Euroopa mõistes, sellepärast, et see Poola liiga pole mingi nalja kohta seal tipus olla, on kõva sõna. Mille pealt, ma arvan, et see on, ütleme, selline segu teadmistest, oskustest ja julgusest, et ta siin on nüüd mitu intervjuud kandnud ja ta ütles, et kohe, kui ta sinna läks, siis tal oli valik, et kas ta üritab kuidagi vana joont hoida, hakata seal midagi natuke päästma, aga ta läks kohe pigem enda nende nõudmistega peale, kõva trenn, kaitses peab kõvasti pingutama hakkama, vahet ei ole, mis CV sul on, kus sa enne mänginud oled. Ja alguses võib-olla see võis natuke aega võtta, aga tegelikult see periood, millega ta on praegu edu saavutanud, juba näitab, et teda hakati päris kiiresti kuulama ja tal on seal autoriteet olemas, et täpselt samad asjad, millega ta Eestis lõikas, nüüd lõikab seal ka ja siis see näitab, et Eestis saab ka kasvada selline treener, kes hakkab Euroopas tegusid tegema. Markus, sinul kindlasti on ka ju kogemusi, kui treener tuleb poole hooaja pealt ja hakkab asju muutma. Kuidas see võistkonnale mõjub? Spordiala on teine, aga tegelikult põhimõtted, ma arvan, toimivad ju samasugused. No põhimõtted on sarnased, et eks ta mõjub selline nagu sõõm värsket õhku, eks, et tuleb uus hingamine, ta tuleb mingite uute mõtetega, paha tihti on niimoodi, et kui treeneri vahetus juba toimunud on, siis see tähendab, et see eelnev periood, midagi oli seal katkist, et mingi keemia või asi pidi meeskonnas sassis olema ja selles mõttes tuleb uus peatreener pahatihti uute mõtetega ja mängijatel tekib ka selline vau-efekt või siis uudne asi, et tekib selline värskus ja pahatihti siis meil tekibki selline tunne, et see treeneri vahetus, pärast seda hakkadki ainult võitma, aga Rannulal ju tegelikult... Paidel niimoodi ei läinud. Paidel niimoodi ei läinud, aga Rannula ju tegelikult ega tal alguses ka see minek algus oli ei läinud sinna, et lõi platsi puhtaks. Et tuli seal kaotusi, tulid napid võidud, aga eriti märkimisväärne on tema saavutus veel seetõttu, et just, et nende meestega, kes tegelikult olid, tal on võimalust ja seda meeskonda oma käejärgi komplekteerida, et see on nagu klassi näitaja. Kui kõva ikkagi, teeme sellega selgeks, umbes kus kohas Poola kõrgliiga Euroopa korvpalli hierarhias paikneb? Kui me nüüd eurosääred kõrval jätame, siis seal ma arvan, et esikümne piirimail, et seal ütleb, et ma arvan, et seal Leeduga võib isegi mingi võrdluse tekitada, et Leedus on tipp selgelt tugevam, aga ütleme, see keskmine tase võib-olla isegi ei ole nagu palju nõrgem, et võtame sealt Salgerised Riitased ära, et siis umbes sarnane, et see koht on selles mõttes ülikõva ja nüüd sellega, et ta finaali jõudis, ta kindlustas ära selle, et järgmisel hooajal ta saab Leegiaga mängida kas FIBA meistrite liigat või siis Euroliiga giidi alla kuuluvat Eurokappi ehk siis teist-kolmandat liigat seal, ütleme, need on praegu vaidlus käib, kumma tugevam, täpselt ei saagi paika panna, aga selles mõttes tal on igal juhul nüüd mingisugune garantii olemas ja ma toon näiteks sellise näite kõrvale, et selle hooaja algusest Kalev Cramo mängis Tšehhi kõrgliiga parimaga Nürnbergiga meistrite liiga kvalifikatsiooni. Kalev kaotas Nürnbergile, aga Tšehhi liiga on, ma arvan, Poola liigast isegi natuke nõrgem ja see sama Nürnbergi treener tüüris nüüd selle Nürnbergi meistrite liiga veerandfinaali ja see sama treener, kellel on tegelikult sarnaseid jooni ka Rannulaga, sai lepingu Pariisist ehk siis Euroliigast ehk siis samast regioonist, samalt tasemelt, sealt saab lennata ikkagi päris kõrgel, et kui nüüd Rannula teeb eurosarjas ka järgmine aasta näiteks tulemus, siis kõik uksed on valla selles mõttes. Ja oleme ausad, et sõltumata mis sellest, kuidas see finaal praegu lõpeb, et kas nad võidavad või kaotavad, siis kahtlemata tal on nüüd päris kõva krediit seal klubis, et ta saab öelda, et ta tahab seda ja Poola spordis raha on rohkem, kui me oleme harjunud siin Eesti spordis, et on üpris arvestav tõenäoliselt, et ta saab neid asju.
klubisse, mis ta tahab. Näiteks äkki abitreeneriks Indrek Reinbocki. Jah, et selles mõttes, et ta oleks esimese asjana sellega endale leping ära kindlustanud, ta oleks saanud play-offi. Top 4 oli selline, ütleme, normaalne eesmärk, et eurosarja saada, aga see finaal on nüüd selge boonus ja ma arvan, et kõik on seal üllatunud ja võib-olla, mis veel tasub välja tuua, on see, et üks asi on see, et tal on teadmised, oskused, aga see, et ta läks klubisse, kus on, ütleme, 2-3 korda suurem palgaeelarve, üldine klubi eelarve on kordades suurem kui siin Eestis, ta on kunagi näinud, et panna see punt nagu enda pilli järgi nii-öelda tantsima. Seal on Hispaania kõrgliiga taustaga mehi, Prantsusmaalt, isegi NBA taustaga mehi on, et ta sai need kõik mehed kaitses pingutama ja enda käe all, et see on ülikõva näite. Millega treener võidab sellise usalduse, kui tuleb, kui on väga nimekad mängijad sees? No võitmisega, et eks see nagu tekitab kõige suuremat usaldust, kui mängija näeb, et need mingisugused uued võtted või nipid, mis ta nagu meestele või meeskonnale kaasa annab mänguks, kui need toovad edu, et see on nagu see põhiline asi, mis meeskonna spordis nagu loeb ja mis tekitab sellist usku siis ka mängijates ja selle läbi usaldust treeneri ja mängijate vahel. Aga siin vahele tahtsin põigata, et siin on ju siit-sealt on natuke kuulda, et juhul kui Rannula selle ürituse seal üldse kinni paneb, et siis võib see ikkagi see Poola liiga väga kiireks nagu vahehüppelauaks jääda. Võib ka nii minna, jah? No, ma arvan, et ta pigem igal juhul läheb nagu järgmiseks hooajaks Leegiasse, aga sealt võib see, ütleme, Poola hooaja pealt või millal iganes järgmisel suvel võib see päris kiiresti käia, et sealt ikka märgatakse. Vägev lend. Krahh. Mul tuli teisipäeval Kuku Raadio saate spordireporter vastata küsimusele, et kumb oli suurem krahh, kas Brasiilia 1-7 kaotus Saksamaale 2014 MM-i poolfinaalis või Milano Interi 0-5 allajäämine Paris Saint-Germainile äsja selle meistrite liiga finaalis. No vastus oli, et ikkagi Brasiilia krahh oli suurem, aga oleme ausad, Markus, klubi jalgpallist sarnast läbikukkumist niivõrd kõrgel tasemel nagu see, millega praegu Milano Inter hakkama sai, naljalt ei meenu, ehk et nädala krahh nad kahtlemata on. Ei, mitte naljalt ei meenu, aga ei meenugi, et nii ühepoolset ja tegelikult kurb ka tunnistada, et tegelikult mõnes mõttes igavat finaali ei mäleta, kuigi pahatihti need finaalid jäävad selliseks, ütleme kinniseks ja väga taktikalisteks, siis loomulikult. Ega mullust finaali ju ka ei mäleta. Paljusid finaale üldse mäletatakse. See, kuidas see Madridi Real seda Dortmund Borussia 2-0 võitis, see mäng ei jäänud nagu meelde, oleme ausad, või see, kui Man City võitis 1-0 ka Milano Interit tunamullu. Jah, aga tegelikult ju oli, tahaks öelda nüüd tagantjärgi targane, et oli ju märke õhus, et PSG see hooaeg võib olla väga võimas seal finaalis ka, et see mängumootor Luis Enrique meeskonnal on ikkagi saadi see hooaeg eriti silmnähtavalt hästi käima. Ja, mulle endale teeb väga suurt heameelt see, et mulle ei meeldi, et PSG võitis põhjustel, mis puudutab selle klubi omandisuhet. Aga et kui nad nüüd võitsid, mis oleme ausad, pigem oli nagu paratamatus, et nad võitsid siis, kui see superstaaride paraad oli sealt läinud. Ei olnud Messit, ei olnud Neymari, ei olnud Ibrahimovitši, ei olnud Mbappéd, aga võideti teistmoodi. Et sportlikult oli see sümpaatne, kuidas nad võitsid. Nad on ju pikalt siin otsinud ja üritanud ülimalt kõlavate nimedega seda asja nii-öelda ära vormistada, aga kas siis nüüd ongi selline tasakaal leitud selle, ütleme, kvaliteedi ja siis ütleme mängu. Vähemalt praegusel hetkel jah. No kindlasti jah. Eks nemad on ka ju, ütleme siis õppimisvõimelised või ega seal ju taustal ju ka kontoris, ega seal ju mingid muudud ei tööta, et seal on ikkagi oma ala spetsialistid, kes tänaseks päevaks, kes teadmata taustinfot tegid äkki siis mingi kursi muutuse ja see edu neile tõi. Kvitsak Kvaratskhelia ostmine hooaja keskel Napolist oli veel ka üks selline hea käik, mis andis võistkonnal justkui uut hoogu juurde, mitte et PSG ei olnud ju otseselt ääreründates puudusin, sul oli Brady Barcola, Desiree Doué aga võeti ikkagi veel Kvaratskhelia ka juurde, kes andis nagu uut minekut. Jah, et seal on nüüd ilmselt sellel tasemel on juba need otsused tehakse sellise info põhjal, mida meie siin ei tea, et seal vaadatakse numbrid, selliseid numbreid, millele me ei suuda siin isegi mõelda, et seal võib väga palju asju. Me ei pea silmas raha praegu. Ei, me ei mõtle raha, me mõtleme mingit jalgpallist datat siis või statistikat või mingid näitajaid, et juuda sealt sellega ära võlus, et tegelikult see Kvaratskhelia üleminek endalgi oli, et huvitav, et kauaks teda sinna jagub ja pigem oli selline üleminek, et vajub sinna teiste meeste keskel ära, aga võtta näpust. Ja absoluutselt. Aga ütleme,
sa tõid selle datamängu, et kindlasti oli seal taga just nimelt ka selliseid kalke, kalkulatsioone klubi siis spordidirektori ja tema alluvate poolt. Aga lõpuks on ikkagi ju ka jalgpallis see, et kui seda säravat ideed ei ole, millest me rääkisime tegelikult Heiko Rannula puhul ka just eelmises saatesegmendis. Kui seda säravat ideed ei ole, siis sa võid selle ju koosseisu paberi peal ideaalse kokku panna, aga see ei toimi. Et Luis Enrique oli nüüd peatreener, kes suutis Paris Saint-Germainis kogu selle koosluse toimima panna ja minu jaoks on ikkagi mõnevõrra omapärane, et ta suutis seda teha siis, kui Kylian Mbappé oli võistkonnast läinud. No on ju palju räägitud sellest, et millise mõjuga Kylian Mbappé selles võistkonnas ja kogu organisatsioonis oli. No vist võib öelda ka Pariisis, Prantsusmaal ja... No eks ta siis, jah, ta mõjutab juba sisepoliitikat ja varsti ka Euroopa poliitikat on ju, aga see on kindlasti faktor, et Luis Enrique, vähemalt jälle, läbi meie hindame seda asja ju läbi telerekraani, et ega me ju köögi poolt ei tea, aga see, mis läbi telerekraani peegeldus, oli siuke treenerite ja mängijate vaheline, ütleme, austus ja usaldus, et mida ei või öelda siis nende aegade kohta, kui seal olid Messi, Mbappé ja Neymar ja kes sa siin kõik ette lugesid. Mõni mängija tahtis olla suurem kui klubi. Ta ei tahtnud, vaid lõppkokkuvõttes ka oli tegelikult. Mbappé kohta võib seda öelda julgelt minu arvates. Meil on krahhi rubriik, Inter on krahh, et me räägime 2 sõna Interist ka, et tegelikult, et kui PSG just nimelt jõudis sihile ikkagi noorema poolse koosseisuga, kus usaldati noori mängijaid, 19-aastane Doué, kes finaalis lõi 2 väravat, et tema oli tõusis selle nooruslikkuse sümboliks, siis Inter nüüd 2 korda jõudis oma selle väga kogenud koosseisuga finaali. Tunamullu kaotati Man City'le, nüüd kaotati Paris Saint-Germainile. Ehk et minu jaoks need 2 finaali kohta tõestavad seda, et esiteks muidugi Milano Interi organisatsioonis peitub kõvasti teadmisi, sellepärast, et nad suudavad sellise koosluse ikkagi kokku panna, mis mängib Euroopas sedavõrd kõrget mängu. Aga teisalt, kui nüüd 2 finaali kaotati, siis midagi jäi seal ikkagi ka puudu, et mingi selline särav nüanss jäi mõlemal korral puudu. No ega seda ei peegelda ju tegelikult välja ka, et seal mingid sellist säravat nüanssi oleks ja kui sa siin nooruslik versus või nooruslikkus versus, ma ei tea siis, kas Interi kohta võib öelda kogenud meeskond, ta on ikkagi vanavõitu meeskond. Aga see keskmise vanuse meeskondade vahe ju finaalis oli päris kolossaalne ja tagantjärgi muidugi nüüd me oleme kõik targad ja ütleme, et noorus uljus võitis, aga võib-olla tuleb jälle moodi siis siuke hoogne nooremale jalale sobiv jalgpall. Samas ma meenutan poolfinaali, kus see sama kogenud ja vana Inter Barcelona noorusuljusest jagu sai. 2 mängus. 2 mängus ja... Need on 2 erinevat asja, 2 mängust koosnev seeria versus 1 finaal. Okei, aga et seal 37-aastane Acerbi, kes finaalis oli hädine, tolles poolfinaalis Barcelona pani tuttu. Eks juhtub igasuguseid asju, aga ma nagu mõtlesin, et 2 mängust koosnev seeria on kindlasti totaalselt erinev, kui see meistriliiga 1 mängust finaal. Kas PSG valitsusaeg on nüüd alanud? Kas see tähendab valitsusaeg? Mina sellele alla ei kirjuta, et valitsusaeg hakkaks, et ma pigem julgen selles kahelda. Konkurents liiga tihe? Teised on liiga tugevad. Reibas rõõm. Pressisektor on tagasi korvpallisaalis, et rõõmustada lõppenud Eesti meistrivõistluste finaalseeria üle. Lõpuks läks ikkagi niimoodi, et BC Kalev Cramo sai oma 15. Eesti meistritiitli kätte, aga selle jaoks pidid nad higistama maksimaalsed 5 kohtumist, sellepärast et Tartu Ülikool Max ja Mooritsa meeskond tegi sellest finaalseeriast sellise asja, mis ka finaalseeria on. Tõraverest sa, Markus, pärit oled, aga kas Tartu on ka ikka piisavalt hinges, et olid Tartu poolt? Ei, ma ei olnud. Ma ei tea, kas kurb või uhke tunnistada, et ma ei ole nende fänn olnud, et oleks mul Tõraveres kossupunt, siis ma oleks nende poolt, aga minu poolehoid pigem on läbi aastate kaldunud kuidagi Tallinna meeskonna, ehk siis Kalev Cramo või siis ehitustööristus, kes siis oli nende poole. Aga mul on tunne küll, et Tartu võitis väga palju südameid sel kevadel oma tegevustega sõelmängudes. No võitis südameid ja võib-olla võitis tagasi neid, kes vahepeal olid usku kaotamas, et siis kui siin vahepeal see Tartu periood oli, kus prooviti oma poistega, prooviti ainult üliõpilastega nii edasi, siis ütleme, et pilt läks päris nukraks
Tanel Tein hakkas seal seda asja oma rokiga natuke ellu äratama, ilmselt provotseeris natuke ka Janar Taltsi ja tegelikult Talts on seal selles mõttes korralikult tööd teinud, et iga aastaga on väike samm edasi tehtud ja nüüd jälle, et nüüd ütleme, et üks mäng ja ütleme mingi viimased 5 minutit enam põnevad ei olnud, aga sinnamaani oli pinget kõvasti ja selles mõttes tasub suur kummardus teha neile, jah. Aga Kalev Cramo ikkagi sai selle võidu kätte. Kui tähtis see Kalev Cramo organisatsiooni jaoks oli, et nad selle meistritiitli võitsid, sellepärast küsimus teistele, mis oleks juhtunud Kalev Cramoga, kui nad tänav oleks kullast ilma jäänud? No täpselt samamoodi ma ka Ramo Kaselt ehk siis tegevjuhilt küsisin pärast mängu ja esimene emotsioon oli, et oleks kurb ja pettumus. Teistpidi nagu see ei oleks ilmselt nagu sellist kabelimatsu andnud klubile, võib-olla mõne toetajaga oleks natuke suhteid halvendanud, aga nagu tema jutust ei mulje, et nagunii see seis on päris kehv, et siin ei ole kõik otsad veel siiamaani sellest hooajaski kokku seotud, et siin mõned asjad tuleb veel ära tasuda tagantjärgi ja nii edasi, et foon oli pigem selline negatiivne, okei, see võidu eufooria oli ikka, aga nagu tulevikku vaadates siis ega küsimärke jagub palju ja võib-olla isegi Tartul on selles mõttes natuke parem seis, seljatagune on võib-olla isegi natuke turvalisem, pluss see, et Kalevist päris palju mehi, ma arvan, tahab ära minna, seal võib tekkida korralik verevahetus, et see võit aitas kindlasti natuke kaasa, aga Kalevi muresid ei leevenda otseselt. Kui palju sa finaalseeriat, Markus, jälgisid ja mis sulle seal silma hakkas? Ma ikka jälgisin pingsalt, et enamusi mänge vaatasin ja loomulikult kuulasin ka iganädalaselt neid taskuringhäälingu saateid, kust kogu informatsiooni. Kõik kuulasid läbi või? Mitte kõik, aga mis need põhilised on, kõik kuulasin, ma ei hakka siin nimetama, aga enamus kuulasin ikkagi läbi, jah, et jooksmist on palju. Mõnel mehel on palju aega. Tuleb leida aega, et kuulasin palju, aga silma jäi, mulle jäi silma konkreetselt üks vägeva spordimehe liigutus ja see oli Kaukjanini teise mängu võidu ise. Et sinna läks tänu sellele see tiitel Tallinnasse tuli, et poleks ta seda kotti pannud, oleks Tartu ilmselt ära võtnud. Need poleksid kunagi ei tea, aga see oli kindlasti võtme hetke. Pluss spordimehelikkusest rääkides, mitmes mäng, see oli 3. või 4, kui see korv katki läks või korvi laud, oli Kuusmaal võimalus öelda nägemist, oleks pandud seeria kinni, seeria oleks ära lõpetatud. Seeria võit oleks kuulunud Tartule ja oleks tiitel seal olnud. Jah, aga ütleme seda maine kahju Eesti korvpalli oleks tahtnud sisse võtta. Oleme ausad. See ei oleks kellelegi hea anda, et Janar Talts ütles ka, et siis ma oleks nüüd samasti putka kinni ka panna. Ja, aga Janar Talts ütles samas ka, et oleks sama seis olnud Riad Selli vastu näiteks. Poleks köhend ka. Nojah, ja mis ongi natukene nagu ilmselt nagu loogiline. Jah, et nii need tunded ju liiguvad ja asjad nagu liiguvad ja lätlased on nad on ikkagi võõrad. Võõrad. Aga kui sa küsid, et mis veel silma jäi, noored Kalevi poisid, kes tegelikult jälle märkimisväärne see, et alguses esimesed mängud ebaõnnestutakse, aga suudetakse ikkagi rehabiliteerida ennast ja siin otsustavas mängus tõusti jälle nagu võtmerolli seal. Siin võib Pökleritest Toomideni välja tuua need nimed, kes on nende noorte, ütleme nii noorte meeste kohta on see märkimisväärne saavutus, et seeria jooksul suudetakse sellest ma ei taha öelda august, aga sellistest kehvadest mängudest välja tulla. Kalev mängis enamasti viimase mängi 9-mehelise rotatsiooniga. Tartul 7,5. Ja ütleme nii, et seal oli läbi play-offi tegelikult 8 meest, aga me peame sinna juurde arvestama, et tegelikult Rain Veidemann ja leedulane Gedraitis ikkagi vajusid üsna ansamblist välja, et tegelikult nad olid ikkagi 6 sellise üsna kindla lüliga, mis ei olnud ka nagu alati kõige sellise stabiilsemad. Mitu meest Tartul puudu jäi tiitlist, mis sa arvad? Ma arvan, et 1,5 oleks võib-olla piisanud, et oleks seal tagaliinis nagu natuke rohkem kindlust olnud, et tegelikult Paasoja ühe ebaõnnestunud mängu tegi, aga muidu ta tassis nagu isegi üllatavalt hästi, ma ütleks, aga iirlane Sean Flood näiteks oli kohati päris hea, aga siis ta jälle kadus nagu ära, et ma arvan just, et tagaliin oli ikkagi see otsustav kaalukeel, et eesliin ju tegelikult domineeris igas mängus Kalev Cramo vastu lauas, 20 lauda oli seal nii mõneski mängus, et tegelikult see eesliin hoidis neid nagu reel päris palju. Ja üks küsimus on mul veel. Mõlema või üldse korvpalli kajastust pärast seda finaalseeriat vaadates torkas mulle silma, et eks näis, mis eelarve saab kokku järgmise hooajaks Kalev, mis eelarve saab kokku Tartu, et sellest sõltub koosseisu võimekus järgmiseks hooajaks. Mis peaks juhtuma, et Eesti juhtivad korvpalliklubid ei
planeeriks oma tulevikku ainult läbi eelarve ja sellest tulenevate palkamisvõimaluste, vaid panustaksid ise aktiivselt endale järelkasvu kasvatamisse. No, Tartu sellesse panustab, aga see järelkasv ei ole nagu nii tugev, et seda võistkonda siis mehitada, et seal on ju aastast aastasse olnud pingil igasuguseid mehi, aga nad ei ole välja vedanud. See on paratamatus. Kalev Cramon no, kvaliteeti saaks ju tõsta. Treeningtöö kvaliteeti. No, nagu nad Eestis võidavad kõik asjad ära, siis nagu on raske kuskilt nagu veel juurde nõuda, pluss seal ütleme mingid Euroopa liigades nad mängivad edukalt, et ma ei tea, mis kala seal siis sees on täpsemalt. Okay. Nagu võib-olla see kodune konkurents jälle piisavalt tugev, siis, et nagu sealt välja kasvada. Aga Kalevil see vastu, ütleme nii, et nagu seal on proovitud erinevaid noortesüsteeme teha, praegu on ka sokkudega koostöö, aga see nõuab ikkagi aega, et sealt välja kasvaks. Pigem on nad alati olnud see projektiklubi, et proovine nüüd Eurosarjas hästi esineda, VTBs hästi esineda, mis siin taga on olnud, et pole sinna panustatud või siis ei ole need vilju tulnud nii kiiresti, kui tahaks, et selles mõttes seal on vaja nagu, esiteks on ikkagi vaja seda suurt rahasüsti, et olla nii-öelda, nemad ei saa lubada seda, et nad langevad tipust ära ja panevad ainult püramiidi alla, et seal on vaja mingit suurt sellist muudatust igas mõttes, jah. No raha pole hetkel vist väga kellelgi üle seal, et nagu ma olen aru saanud, siis Tartu Ülikoolil on suhteliselt viisakas seis. Pärnu poolt tuleb mingeid positiivseid noote ja ilmselt ka TalTechil ei ole probleeme, aga seal ülikool taga on. Keile Kuulbet ütles ka, et neil on suur sponsor olemas. Et oma taseme nad ilmselt saavad ära teha. Ja lõpetuseks klaarime ühe asja veel ära, mis oli mänguväline, et seal 4. mängu järel läksid Kuusma ja Kangur väidetavalt tülli. Ei, nad läksid, ilusti ütles Torbek ju stuudios, et rääkisid seda, et mis jaanipäeval tehakse. Aga minuni jõudis info ka, et mis seal siis täpsemalt juhtus. Oli see, et Kalev Cramo, siis abitreener Kristjan Kangur oli kohtunike peale üsna kuri ja siis ta seal pärast kätlemisel, siis ütleme teist kohtunikku vist nagu surus nii kõvasti kätte, et pigistas tema kätt nii kõvasti, et 3. kohtunik ei tahtnud enam talle kätte anda ja siis ta ütles a la Kuusmaale, et vaata, et ta ei tahtnud isegi mulle kätte anda ja siis sealt tekkis selline vestlus ja väike ma sain aru, et Kuusma ütles, et ta ei kuulnud, kuna rahva mööl oli nii kõva, siis seal televildis tundus see nagu nad vaidleksid. Ühesõnaga jah, suur mees Kristjan Kangur surus nii kõvasti kohtunikku kätte, et seal tekkis väike konflikt. Mornmure. Karel Tilga sai Kötsise 10-võistlusel 9. koha ja ületas 8400 punkti piiri niimoodi, et teivas ja kõrgushüppe läksid mõlemad aia taha. Rasmus Roosleht püstitas 8241 punktiga isikliku rekordi ja astus suure sammu maailmameistri võistlustele pääsemise suunas. Selles valguses pole justkui põhjust ju Kötsist murerubriiki panna, aga pressisektori toimetuseni laekusid mitmed kaebused, et võistlust polnud võimalik kuskilt vaadata. Ja niimoodi me leidsime knihvi, millega täita ära selle nädala murerubriik teemaga, mis tegelikult oli ikkagi positiivne. Ja, et natuke võime siin võib-olla endale ka tuhka pähe raputada, et meie kanalid näitavad ka igasuguse ülekandeid, aga tegelikult seda ülekannet ju nägi internetis tasuta Eurovision Sport, European Broadcasting Union, siis seda vahendab. EBU, Euroopa Ringhäälingute Liit, sama asi, mis teeb Eurovisiooni. Ja seal üleval oli ERR-i logo ka, aga ERR-is seda asja nagu näha ei olnud. Ülekanne oli ingliskeelse kommentaariga, et jah, et ilmselt see oli siis ERR-i poolt eelarveline otsus, samas Ela Rosil oli koha peal ja justkui võiks ju ringhääling seda mingil kujul näidata. Mul on küll tunne, et 10 võistlus on selline asi, mis nagu, ta on nagu natuke nagu laulupidu meile. Neid 10 võistlusi hooaja jooksul tegelikult on Kötsis, Talans ja tiitlivõistlused. Et kui need 20 võistlust oleksid kuskil näidatud ja kui EBU seda pilti toodab, siis on loogiline koht, et ERR seda peaks näitama. Et sellega oleks juba mäel, et mingid Rattingenid ja mingid Poola ja sellised võistlused, oleme ausad, need on teistsugune kategooria. Aga Kötsis ja Talans, 2 traditsioonilist mitmevõistlust, nende nagu televaateni toomine aitaks ju Eesti seda spordikultuuri ikkagi hoida. No aga ju ei ole siis vaatajaid, eks? Pigem ma arvan, vaatajate ei ole väga mure, ma ütlen... Pigem on see raha ikkagi. Ei, selles mõttes, see on ju seoses vaatajate arv ja raha on ju... Jah, laskesuusa numbreid ta vaatajate mõttes poleks teinud, aga ma ütleme, vaatame meie Postimehe lugeja numbreid sellele nädalavahetusele Kötsises, siis see oli väga menukas. Jälle, oodatult, mitte mingit üllatust. Ma arvan, et sealt tuli see eelarve auk võib-olla sellest, et talvel oli 2 ise tiitlivõistlust, mida mõlemad näidati. Üks oli kaugel Hiinamaal ka, et võib-olla sealt siis olid need kulud suuremad, aga jah. Et... see igatahes kahjuks jah, Kötsise mitmevõistlust küll näha ei saanud, aga nüüd räägime siis ikkagi jah, et oleme seal nii-öelda murerubriigi siin ära lahterdanud, aga räägime sellest, et mida Eesti sportlased seal siis teha suutsid. Kas Karel Tilga võistlus saab ikkagi vaadata selles mõttes positiivses võtmes, et see näitas potentsiaali?
No alustame sellest, et kui me eelmine nädal siin rääkisime, siis me muretsesime ta põlve pärast, kuidas see peab vastu, ütleme, et rohked hüpped ja võistlusolukorra kaugushüppes ta tegi ainult ühe katse, aga see oli täiesti piisav, sest hüppas üle 7,5 meetri ära kaugust, mis on täiesti hea tulemus. Ja lõpuks see põlv pidas vastu, vähemalt ise selle taha ei pugenud. Tõsi, kõrgus ja teivashüpe läksid täiesti aia taha, sellega ta oli ise ka nõus ja ütleme, et sealt ei 200-300 punkti puudu ja seda arvestades 8405 punkti, pane sinna 300 otsa, siis ongi isiklik rekord 8700 klubis, millega sa võitjad igal tiitlivõistlusel juba medali eest. Ehk et tegelikult ei olnud üldse midagi hullu? Ei, pigem jah, selles mõttes tervikuna positiivne ja 6 aja pärast Talantsis lubas ta olla tippvormis, ehk siis vaatame. Kui seal läheb aia taha, siis hakkame rohkem kritiseerima. Aga Rasmus Roosleht tegi ju ikka, isiklik rekord, selle eest tuleb alati sportlast kiita, aga näitas sisu tegelikult ja eriti huvitav oli see, et kuidas ta ikka iga ala järel või iga ala kohta, isegi kui isikliku rekordi tegi, suutis ikka leida midagi, et ei, see ei olnud ikka hea ja 400 meetrit pani isikliku rekordi, ütles ei, tegelikult see ei olnud üldse nii hea tulemus. Selles mõttes ta ongi loomult ka tagasihoidlik ja ütleme selline vaoshoitud, aga nagu protokolli vaadates tema võimeid teades, tegelikult see oligi selline võistlus, kus ta tegi igal pool oma ära põhimõtteliselt, et need jooksualade, ütleme, et isiklike rekorde parandamine ongi nagu natuke võib-olla lihtsam, ütleme, ka jooksvalt ja vanemaks saades, aga ta ei teinud mitte ühelgi alal imet, ehk siis ütleme, et 8200 pluss piir, see oli selline loogiline järgmine samm, ta tegi selle ära, aga ma arvan, et siin ütleme 8400 võiks olla selline järgmine samm, mis ei pruugi ka kaugel olla ja ütleme, et ta potentsiaal ei ole kindlasti seal, kus on, ütleme, et Ilga Erm, kes võitlevad, ütleme, headel päevadel 9000 eest, aga ütleme sinna õiglase Kristjan Rahnu juurde võiks nagu pürgida küll sellise kehaga mees, et 8500, 8600 selline puraks on tal kindlasti sees olemas. Markus, ma olin 90ndate keskel, kui Kadriorus olid superliiga võistlused. Ma olin ise koha peal, ma olin ostnud endale 25 krooniga, taskuraha olin kogunud, olin 25 krooni eest selle 10 võistluse punktitabeli. Valge selline raamatukene oli, arvutasin ise kõike seal. Ma tean, et sind seal ei olnud. Ma olin ise koha peal, ma nägin, et sina ei olnud. Sinul sellist kogemust ei ole. Aga räägi mulle siis nagu sellest, et jalgpallurina, mis sinu jaoks 10 võistluse juures kõige selline pöörasem asi on selle pärast? Kas just pöörasem, aga mis mind pahatihti varem kulme kergitama pani, oli see, et ma vaatan seda 2 päeva võistlust, 10 ala, iga ala kestab sul seal, me ei räägi nüüd nendest keskmaajooksust, 400 meetrist või pikemast, et testavad ju, see sooritus on mõni sekund, on ju. Ja siis ma vaatan seda teise päeva lõppu, et mehed kukuvad pikali, et mis te nüüd pulli teete. Ja seda kuni selle maani või selle hetkeni, kui ma käisin, olime FC Flora nimekirjas, kui me käisime tegemas kergejõustiku hallis spetsiaalselt mingisuguseid kiirusteste. Ja seal oli, ma ei mäleta, kas seal oli 30 või 40 meetri sprint, maksimum pingutus. Ja ma tegin selle ühe jooksu, soojendusega koos seal mõned jooksud ja ma olin järgmine päev, nagu mu keha oli täielikult puruks. Sest see oli teistsugune pingutus. See oli teistsugune pingutus, aga absoluutselt põselihased kõik läksid sellesse sooritusse sisse. Ja vot sellel hetkel ma sain aru, et okei, et tegelikult on ju 10 võistluse iga ala, iga sooritus on absoluutselt maksimum pingutus kogu kehale. Ja vot see võtab läbi ja siis nüüd ma nagu vaatan, et see on täiesti arusaadav, kui nad seal teise päeva lõpus, jooksu lõpus nagu pool surnult pikali kukuvad. Tähtis teema. Pressisektor on tagasi jalgpalli areenil, sellepärast, et ees ootab suur jalgpallinädal ning sellele paslikult on meil stuudios ka jalgpalli ekspert, kes nagu teab üht-teist Eesti koondises mängimisest. Eesti jalgpallikoondist ootavad ees 2 mängu maailmameistrivõistluste valiksarjas. Reedel võõrustatakse Iisraeli, esmaspäeval Norrat. Ja ennem kui läheme nende kohtumiste sportlike nüansside juurde, millest me saame ka rääkida, räägime esmalt sellest, mis jalgpallikoondise laagris toimub. Meeskond kogunes esmaspäeval. Osad mehed olid tõsi juba siin Eestis varem, sellepärast et klubihooajad olid lõppenud, need, kes välismaalt tulevad ja olid puhkusel juba siin. Puhkuseks on seda palju nimetada. Mattias Käit käis FC Flora trennides näiteks ja et hoida ennast vormis, aga mingi väikene hingetõmbeaeg. Aga esmaspäeval kogunes koondis, tehti esimene trenn, mida nad on nüüd see esmaspäev, teisipäev, kolmapäev teinud. Täna on mängueelne trenn. Mida ikka koondise laagris, ega seal peale, peaeesmärk on, sul on nädala lõpus kindel eesmärk mäng ja kogu see tegevus, antud hetkel siis esmaspäevast reedeni käib selle ühe mängu nimel. Kõik koosolekud, kõik treeningud on selle mängu nimel vastavalt siis, kuidas vastane mängib ja mida ise teha tahetakse. Ehk siis ega seal
ega seal mingit imeasja ei ole, et sinna loomulikult minu poolt mainitud tavalised treeningud pluss sinna söömised, magamised, selle juurde käivad ka mingisugused, ütleme sellised meeskonna tuju tõstmisüritused või ühtsustunde tekitamisüritused, õhtusöögi näol või kinos käimine või käiakse bowlingut mängimas. Kõik, kus vigastusoht on väike. Et vältida, et paintballi ei minda mängima. Aga kõik sellised asjad, paar koolitust on või 1-2 koolitust on see laager, ma tean, tehakse seal antidopinguga seoses, natuke haritakse jalgpallureid. Ja ega tegelikult seal mingisugust imeasja ei teha, et selline tavapärane jalgpallimeeskonna, ütleme, laagrirütm on seal terve selle nädala vältel. Aga mida enam tuleb mängijad, ütleme, välismaalt ilmselt tagasi ja kokku, seda rohkem on sellist elevust ja jutu teema. No kindlasti, et see ongi see üks asi, et poisid tahavad alati koondisesse tulla just selle pärast, et sa näed vanu kamraade ja see on üks kihvt aeg on see nädal aega koondises, et kõik need söögilaua jutud ja siis need õhtused, ütleme, kõige tähtsam ruum jalgpallikoondise laagris on alati see füsiode ruum, kus on massöörid ja lauad ja füsiod ja need, et see on nagu põhikogunemiskoht, kus õhtuti, enamus ikkagi käivad seal õhtuti läbi ja siis osad siis istuvad seal niisama ja siuke, seal, see on põhiruum nagu. Seal arutatakse asjad läbi. Okei, aga mida näiteks arutatakse? Kõike seal ju... Aga mitte siis nagu konkreetselt seda, et kuule, kuidas me nüüd üle homme Iisraelile koti pähe tõmbame, vaid pigem nagu muud asjad on seal? Pigem muud asjad jah, et pigem on seal palju heas mõttes aasimist, nalja tegemist, sellist humoorikat vestlust. Seal saavad vabas keskkonnas mängijad, ma ei tea, muljetada oma kodu, nendest riikidest, kus nad mängivad ja kõik muu seesugune, et see on põhikoht. Kui oluline see on, et näiteks Mattias Käit saab rääkida, kuidas asjad on Rumeenias, Maksim Baskotši saab rääkida, kuidas asjad on Šveitsis, et kuidas see teistele mängijatele, kas see on neile nagu reaalselt ka kuidagi nagu tuleb kasuks see teadmine? Ei usu, et see kuidagi kasuks tuleb, et see on lihtsalt puhas uudisimu, et ma kujutan ette, Henri Anieril on ju Aasiast kas või mingitest sellistest asjadest ju väga huvitav rääkida ja minul kui seal mitte käinud inimesena on seda huvitav kuulata, et kindlasti jällegi võtad siin Mattias Käit või Joonas Tamm, et nemad kindlasti võivad tuua selliseid vähe ekstreemsemaid näiteid näiteks klubi juhtimise koha pealt ja nii edasi, et see kõik on puhtalt selline, ütleme, ei taha öelda kollane, aga lihtsalt huvitav kuulamine. Markus, sa korra mainisid, et kõik tahavad koondisse tulla. Tean Kossu koondise näitelt, et siin on ka raskematel aegadel olnud hetki, kui kõik ei taha võib-olla tulla, pole ju mingit garantiid, palka sa selle eest ei saa, võib-olla pole ka väga tugevaid kindlustusi alati olnud, et kuidas Eesti jalkakoondises on olnud, et siin on ka, neil on ka olnud ikkagi, ütleme, mustemaid perioode. Ikka on mustemaid perioode olnud ja tänase päevani on meil ilmselt ka on mängijaid, kes ei tahagi tulla ja ei tule ja Oliver Jürgenson ju öelnud, et ma ei taha. See on paratamatus, aga üldine foon on ikkagi läbi aastate olnud selline, et hoolimata nendest kehvematest perioodidest või asjadest on ikka alati mõnus tulla koondisesse, eriti välismaal mängival koondislasel, kes lisaks koondisesse tulekule tuleb ju tegelikult ka koju, mis on alati tore, et ei meenu küll sellist aega, et kus tullakse, tuled koondise kogunemisele ja näod mossis, et sellist asja ei meenu. Siin on olnud lühiajalise puudumised, näiteks kui on õhus olnud klubi vahetus, et mingil hetkel Karol Mets oli Saudi Araabiasse minemas, siis ta jättis ühe koondise laagri vahele, sest tegelikult täiesti loogiline enne lepingu saamist ei tohtinud riskida vigastuse saamisega. Joonas Tammel on samasugune paus olnud paaril mehel veel. Viimasest 10 aastat ainult üks selline pikem koondisest puudumine tippmängija poolt, kes oleks saanud tulla, aga kes ei tahtnud tulla või tegi selle valiku, et ta ei tule. See oli Ragnar Klavan, kui ta mängis Kaljaris. Ja mingi vahe oli ju Joel Lindpere USA-st. Ja see oli veel varem, ma ütlesin viimased 10 aastat. Lindperel oli ka seal 2000, siis 10-11 oli see aeg, kui tal oli keeruline. Aga tema seal vist põhjendas seda siis pikkade lendudega või millegi sellisega, aga jah, et üldjuhul see ei ole, et kõik tahavad tulla ja kui vähegi võimalik on ja kui see... Ma saan aru, et on lõbus ikkagi koondises. Eks ta on ikka lõbus, jah, lõbus on muidugi, aga enamus on ikkagi töö, sellepärast et neid koosolekuid, trenne ja asju on ikkagi niivõrd palju, et seda on omajagu on seda tööd ka, aga see ei saa olla 24/7 ja ainult töö tegemine. Aga kas see hakkab ka niimoodi, et esmaspäevast nüüd, kui me oleme praegu jõudnud neljapäeva ja homme on mäng, et nüüd täna on juba kogu see meeleolu hoopis tõsisem, kuna homme on mäng? Ei, veel ei ole nii hullu midagi, et pigem üritatakse sihukest
tõsisemat asja äkki nädala esimeses pooles hoida. Asjad lähevad nüüd, ütleme siin 1-2 päeva enne mängu lähevad nii-öelda teravamaks, konkreetsemaks. Aga alati öeldakse, et see, ütleme, üks õhtu enne mängu, üritage ennast välja lülitada, tehke midagi muud, mis mõtted mujale viib, et väga kerge on see ülemõtlemine tulemas. Lisaks veel see, et see mäng hakkab 21:45, mis jalgpalluri vaatest ei ole nagu võib-olla mentaalse poole pealt kõige lihtsam kellaaeg. No ma korra tahakski võib-olla selliseks natuke nurisevaks eestlaseks kehastuda, et mõlemad mängud 21:45, laupäeval neelab alla. Reedel, et selle neelab alla, aga ütleme esmaspäeval 21:45. Mina isiklikult enda plaanist vaatan, võib-olla tuleb mul uni peale. Samas nagu teisalt tahaks viia oma varsti 4-aastaseks ava poisi võib-olla staadionile, aga 21:45 ikkagi põhimõtteliselt välistab selle, et miks see nii on? Sellepärast, et UEFA nõuab. Eesti Jalgpalliliit tegi, kui esialgne kalender UEFA poolt tuli välja koos kellaaegadega, tegi taotluse kõik 4 kodumängu viia kella 7 algama. Rahuldati vist ainult Moldova mängu puhul. Ülejäänud 3 mängu algava 21:45 ja põhjuseks on teleõigused. Ehk et esmaspäeva õhtul Norras, kas meil Norraga on 2 tundi ajavahet on ju? Mingi ajavahes on, nemad dikteerivad selle mängu aja. 2 tundi, mis tähendab Norras algab see mäng kell 19:45. Või kui on 1 tund, hakkab 20:45. Ehk et ja oleme ausad, Norra teleturg Eesti suhtes dikteerib. Eestil ei olegi ühtegi teleturgu, mille suhtes Eesti tegelikult asju dikteeriks. Nii et argipäevadel saada varasemaks on väga-väga keeruline ja Iisraeli mänguga võimalik, et seal igatahes see on UEFA otsus. Ja siis ütleme, kuidas nad selle otsuseni jõuavad või mis on nende siis see hoob, on see, et Valiksaar ja teleõigusi müüakse tsentraalselt, sealt teenitud raha jaotatakse solidaarselt ja vastasuks nõutakse jalgpalliliitudelt siis, et mängude algusajad määrab UEFA. Et see on see nagu loogika, mille pealt see kõik nagu niimoodi kokku tuleb. Mis te arvate, kas mingi protsent ikkagi jätab siis tulemata ka selle hilise kella pärast? Esmaspäeva õhtul kindlasti. Samas esmaspäeva õhtuseks mänguks jalgpalliit ütles, et ootavad üle 10 000. Ehk et Haaland ja Ödegaard toovad rahva ikkagi kohale. Nüüd reede õhtul Iisraeli vastu arvati, et 6-7 000 vahele. Ehk et lõpuks sõltub väga palju ka sellest, et mida sulle sellel õhtul näidatakse. Erling Haaland ja Martin Ödegaard on ilmselgelt piisavalt suured tõmbenumbrid, et seal tullakse ka vastast vaatama. Aga jah, see on alatine mure Eestile, et nädalavahetuse mängudega, kui on laupäev-pühapäev, siis on lihtsam saada varasemaid algusaegu, aga argipäevadel teleõiguste tõttu ei taheta neid anda. Ja igas koondisakkadas on 6 mängupäeva, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev, teisipäev ja kusjuures seekord veel vist isegi pühapäeva väga ei ole, see on rahvuste liigale jäetud. Ehk et see nagu vähendab neid võimalusi. Korvpalli-EM-il on samasugune efekt ju teistpidi meil koondisega ka, et mängime kell 2 päeval. Lõuna ajal, et siis jääb üle ainult rohkem ennast ära tõestada nii-öelda. Meil on väiksed kärpsed jah, et meil seda sõna ongi, et seda õhtu kella 7 mäng, mis on see kõige magusam, neid oli vist Eestil 1 on ju, Lätiga. Läti sai kõik need endale, jah? 1 on täiesti hilisõhtul. See on Serbiaga esimene mäng. Ja ülejäänud 3 tükki on varajased. Aga nii ongi, et seal ei ole nagu väga õiendada. Enne kui läheme nüüd nende mängude juurde, et räägime nii Iisraeli kui Norra mängust, mul on üks viktoriini küsimus ka Markus Jürgensonile. Tõravere putilegend Markus Jürgensoni arvel on Eesti A-koondise eest 11 mängu. Oled nõus? Tõsi. Millest võideti 3? Keda võitsite? Soome. Õige. St Kitts ja Nevis. Õige. No 3. Keda me võitsime? Ei ole Euroopa riik. Ei ole Euroopa riik? Ei ole. Toho. No võt, siis Katari ei võitnud, Hiinat ei võitnud. Aga A. Le Coq Arena'l võitsite selle mängu? Muidugi, see mu debüütmäng. Jordaania. Just nii. 3-0. Vihjete abil vastasid ära. 3-0. Ja 1-0. Jordaaniast 1-0. St Kitts ja Nevis 3-0, Soomet 2-0. No see Soome võit Turus, see oli kõva. Ats Purje oli 2 väravat ja Soome peatreener Miksu Paagelainen ei ymmärrä nüüd ei yhtään mida, mikä siellä virolaispojat tegi. Vallandasime ta. No põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt pärast seda mängu ta ei läinud. Just. Nii, aga räägime nüüd, mäluga on kõik korras, järelikult võib küsida asjatundlikke kommentaare Markuse käest, et see Iisraeli mäng, mis nüüd on homme tulemas võõrsil Iisraelile kaotati 1-2 märtsikuus või oli see neutraalse väljakul Debrechenis, kus nagu paiguti näidati, et on Iisraeliga võimalik mängida küll, samas teisel poolel, oleme ausad, jäädi ikka väga selge grammi alla. No grammi võrra ikkagi kõrgema klassiga meeskond Iisrael kahtlemata on. Okei, neil ei ole selliseid
Haalandit Ödegaardi jah, sellised maailma nimesid neil puuduvad. Mingi nimi, mis ütleks Eesti keskmisele jalgpallisõbrale midagi, neid ei ole. Ma ütlesin tookord ka selles ülekandes välja, et selle pundiga kodus me mängime, kas nüüd rahulikult, aga me mängime võidu peale. Ma olen endiselt selle mõtte taga, kuigi ärevaks teeb see kaitseliini siuke, ütleme, ilmselt kokku klopsimine. Parem kaitsepositsioon on probleem, oleme ausad. Keskkaitsesse on Kuusk ja Baskotši olemas. Kuusk Baskotši on olemas ja meil on Larsen olemas, kes võib mõlemas ääres mängida ja meil on tegelikult ju Saliste olemas, kes on eurosarjas karastunud ja väga kandvat rolli paidis. Aga võib teha ka seda, et mängida vasakkaitses põhivariandina Schöning Larseniga ja Miller või Sinjavski. Kokku klopsitud on igal juhul. Kokku klopsitud, igal juhul ta ei ole. Larsen Saliste ääre peal, kui kokku klopsitud ta on. Kui see koondisse kutsutakse, siis see mängija peab arvestama, et ta peab olema valmis mängima, aga pigem Jürgen Henni käekirja tundes, siis ta üritab vältida selliseid asju, et ta pigem paneb ametilt parem kaitse üldjuhul. Kõige Larsen järelikult. Kipun arvama, et Larsen on paremal ja puhta kujulis parem kaitset koondises ei ole praegu. No ei ole aga Larsen on seal mänginud, et ta on ka koduklubis ju kummal poolel mänginud, aga Jürgen Henni just tundes või tema käekirja, siis ma pigem kipun arvama, et ta teeb niimoodi. Et mehed mängivad oma naturaalsetel positsioonidel vähemalt kaitseliinis. Kui palju aga oleme ausad, et probleem on selle parem kaitsega. Ülejäänud kohtadel tegelikult, Karol Metsa ei ole, aga tema on ka lisaks siis parem kaitsele on tema ainukene põhimees, kes puudun. Keskväljal kõik olemas. Edurivis kõik olemas. Kevar Palumets on mängu keelu all Iisraeli vastu, aga see ei ole, ütleme keskväljal valikut on, oleme ausad Eesti koondisel. Et Hein on tagasi ja terve. Kuivõrd paljus need 1-2 puudujad võivad kokkuvõttes seda pilti mõjutada? Kuna need on kaitseliini mängijad, siis võib ikkagi mõjutada, et kaitseliinis tavaliselt, Jürgen Henn on ka tegelikult, ega ta seal kaitseliinis ülemäära palju vahet jällegi teha ei taha. Et kaitseliin ja väravaht on sellised positsioonid, mis mängija enda vaatest ka, et kui see on paigas, siis see on nagu see betoonpõrand, millele hakatakse ülejäänud maja ehitama. Et see võib kujuneda probleemiks, aga see on jällegi teiste meeste võimalus ja meil tuleb Poola kõrgliigast sinna keskele vend Šveitsi kõrgliigast on ju. Äärekaitses on mehed, kes nagu ennist ütlesin, eurosarjades on mänginud korralike klubide vastu, et võib-olla see hirm on põhjendamatu ka, et kas me räägime pigem siis sellest kaitseliini mures selles vaates, et oma värava kaitsmise mõttes või ütleme, et rünnaku ülesehituse mõttes ka või mõlemad, ega Karol Mets ja Joonas Tamm või võta siin kes iganes, ega nende tugevused ainult ei ole ju, ma ei tea, 1-1 kaitses või peapallide võitmises, et Karol Mets suudab nii ühte kui teist tegelikult väga kõrgel tasemel. Ja tema need vasaku jala 45 meetrit diagonaalsöödud, need on ambroosia. See on jah, see saab ka probleemiks olema, et kui meil alustab Baskotši ja Kuusk, on mõlemad ikkagi paremjalgsed mängijad. Aga Kuusk, oleme ausad, on mänginud karjääri jooksul päris palju ka vasakul. Ta on mänginud, üks asi mängida siin FC Flora Eesti liigas valel pool nii-öelda. Teine asi on siin hakata Norra ja Iisraeli vastu valikmängus madistama. Kuivõrd palju need, oleme ausad, minu enda tunne ütleb seda, et kui Iisraeli käest midagi kätte saaks, siis võiks juba enam-vähem selle aknaga rahul olla, sellepärast, et Norra vaata, kust otsast. Kui 1 punkti saame siit, kui saame viigi Iisraeli vastu ja kaotus Norra vastu, et siis on siis rahuldava saab kätte, jah? Fakt on see, et me oleme praegu tabelis teisel kohal. ja mina ikkagi sellises olukorras, nagu me oleme, tahaks ikkagi Iisraeli vastu 3. Ja see looks muidugi eelduse selleks, et oleks võimalik valikgrupis 3. kohta püüda, mis iseenesest ei anna küll mitte midagi, aga annaks sellise sisemise mõnu. Pluss ta looks fooni sellele, et ikkagi päris tugevalt tambaid näidata esmaspäeval Norrale koduväljakul. Ja et see, kuidas on võimalik minna Norra vastu, sõltub väga palju sellest, mis juhtub homme Iisraeli vastu. Kindlasti, kui siit Iisraeli vastu õnnestuks 3 punkti võtta, siis ma arvan, et see energia, see positiivsus, see usk, mis kohe meeskonda süstitakse, looks pinnase selleks, ma ei räägi siin Norra võitmisest, aga juhul kui reedene mäng õnnestub, siis miks mitte esmaspäeval hambad ristis, bussi parkides, palli ära pekstes
võtta Norra vastu viik, kuigi saame näha. Mäletame küll, mis juhtus, kui Eesti viimati Norraga mängis. 1-0 võit Oslos. Ja, aga et selles mõttes, et ja me räägime siin ju keskkaits, meil puuduvad kaks, ütleme ikkagi otse välja, 2 põhikeskkaitset. Tamm viimati põhikoosseisus olnud. Ja vastu tuleb meil ikkagi Erlik Braut Haaland. Seda küll. Et ütleme, see on siis nüüd koht, kus üle 6 aasta koondisesse kutsutud Brent Lepistu ette visata ja öelda, et palun Lavan, sinu nüüd on koht näidata, et kas sa arvad, et ma arvan, et Brent Lepistu, ta pigem ei saa mänguaega selles valikaknas? Saame näha. No, kui jah, sõltub alati asjaoludest, et vigastused, punased kaardid niimoodi, aga ütleme, loogika ütleb, et esimene alternatiiv keskkaitsesse on Erko-Joona Tõugis. No vot, seda ma ei kinnita ega lükka ümber, sest ma ei tea seda, et eks seal ütleme, Tõugise ja Brendi puhul ka Lepistu puhul mängib rolli ka see, kuidas nad selle nädala jooksul trendides esinevad, et ega koondise põhikoosseisu ka ainult ei valita sellel najal, et kuidas eelmises koondise aknas esineti või kuidas nad on viimati mänginud. Kas sina oled vahest ennast trennidega põhikoosseisu mänginud? Oma elus või? Koondises või? Ikka olen. On tundete. Nädalavahetuse top. Ja nagu ikka pressisektori saate lõpetuseks vaatame üle eeloleval nädalal toimuvad tähtsamad spordisündmused ning jalgpallikoondise mängudest sai juba räägitud. Markus Jürgenson pani lati paika, et siis alla 4 punkti on jama, on ju? Ei, ma ei öelnud, et jama. 4 oleks super. 6 oleks utoopia, fantastika. 4 ideaalne. Võta 2 viiki, mis sa siis ütled? Selle kohta ütles Karl Jakob Hein, et ta tahaks rohkemat. Kui ma küsin, kas 2 punkti oleks siit nagu korralik tulemus, ta ütles, et tahaks rohkem. Tema tahaks 4. Ja küsisin, aga 3, et võit ja kaotus, et ikka tahaks rohkem. Tahaks 4. Ehk siis seal on ka see mindset see, et võit ja viik. Nii, Eesti korvpallikoondislane Joonas Riismaa alustab pühapäeval Itaalia kõrgliigas tähtsaid mänge. Ja, Itaalia esiliiga tippklubiga, Cantuga hakkavad siis Riminiga panema finaalseeriat 3 võiduni, võitja saab Itaalia kõrgliigasse. Riismaa vigastuste tuules võib olla koondis ka tähtis tegija, nii et talle tähtis periood, klubile tähtis periood ja ma arvan, kui võidavad, siis ta jääb satsi alles ka. Kas sa oled Novak Djokovic'i poolt? Või mitte? Prantsusmaa lahtised, täna on naiste poolfinaalid, homme meeste poolfinaalid, Djokovic, Sinner ja selle võitja ilmselt ikkagi Alcaraziga finaalis. Ma ei usu, et Alcaraz oma poolfinaali kaotab. Ma ei usu, et keegi Alcarazile vastu ka saab seal see aeg. Ahah, niimoodi? Jah. Nii et Djokovic 25. tiitlit ei saa pühapäeval? Ma ei kahtlen. Selge. Ja muidugi juba praeguseks on esimesed põrinad Sardiinias kõlanud, testkatse on lõppenud selleks, kui pressisektor eetris. Reede, laupäev, pühapäev Sardiinia MM-ralli. Mis on Ott Tänaku võidušansid? Sina oled protsendimees, aga ma ütleks, et päris suured. Mul pole autojuhi lube jällegi. Et Sardiinia on tal õnnelik koht olnud, selles mõttes nagu see muutujaid on alati palju, aga pigem alla võidu ei ootaks küll. Niimoodi? Stardipositsioon on hea või? Ja Toyota on ainult selle ralli eel vingunud ja virisend, et siis... Aga Hyundai? Pigem on selline mõõdukalt optimistlik enda kohta isegi. Enda kohta, just nimelt. Aga selline oli pressisektori 33. saade. Saadet juhtisid Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja mina Ott Järvela. Jalgpallisisendit pakkus Markus Jürgenson. Me oleme tagasi järgmisel nädalal, aga siis enam mitte neljapäeval, vaid me teeme suure muutuse. Nagu mäletab Tujurikku ja sketši seda, et meil on nüüd suured muutused siin linnas. Me oleme nüüd järgmine nädal esmaspäeval eetris. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.